Ellen Kaarma on, ma ütleksin, ta on Eesti teatri suurkuju. Mina igatahes pean teda selles mõttes küll meie kursuse kõige nagu väljapaistvamaks naiseks. Ta oli nagu sündinud näitleja. Teist ametit nagu ei oskaks talle ette panna. Väga tundlik, aus ja otsekohene. Ellen Kaarma oli tolle perioodi Eesti teatris kõige ilusam naine. Sest ta oli minu arvates üdini näitleja, sündinud. Ta oli oma koha elus leidnud ja ma olin päris uhke selle peale. Temast oli saanud tõeline näitleja. Tema üldine kohalolu oli nagu, siis oli kohe nagu soe ja kõik oli päikest täis, kui tema oli olemas. Vestlesin ka professor Jüri Saarmaga nii-öelda Elleni saatust ja perspektiivi ja ta ütles mulle otse, et ega erilist perspektiivi ei ole. Et me ei suuda teda terveks enam teha. Ja eks nähtavasti ka see teadmine jõudis Ellenile endale kohale. Nüüd räägivad paljud tagantjärgi ja kahetsevad ja raputavad omale liiva pea peale, et miks me Elleni kaitseks välja ei astunud. Aga siis oli neid rohkem, kes tõukasid. Ja see oli puht inimlik kadedus. Ta oli väga hea näitleja, hea kunstnik. Väga aus ja armas inimene. Seal ei ole midagi öelda. Ma ei ole oma vanama Ellenit kunagi näinud. Ta suri 2 aastat enne minu sündi. Aga kõik, mis olen temast kuulnud, on hinges lähendanud mind temale. Ma tajun, et meis on nii palju sarnast. 10 aastat tagasi hakkas Ellen mind unenägudes kummitama. Ta oli nii elav, kirglik. Ta kutsus mind. Just nagu tahtnuks midagi öelda. Tookord see hirmutas mind. Aga nüüd ma mõistan tema hüüet. Tunnen, et mina pean jutustama Ellen Kaarma lugu. Lugu inimesest, kes ei kartnud tõde. Naisest, kes janunes igavese armastuse järele. Lugu näitlejast, kelle jaoks teater oli kogu elu.